Hei, kettaülevaade on tagasi, 4 kuud vaikust, 4 kuud mitte mängimist ja ma saan lõpuks ometi kettad jälle visata. Ja selle puhul testimegi järgi kettad, mis mul eelmine aastal jäi vedelema, pole saanud seda visata. Nimi on tal väga huvitav, Relay, mul on sellise ilusa stambiga ja selline misprint oranž, mis jääb minule. See läheb loosi, aga kuidas ta loosi läheb, sellest räägime video lõpus. Aga hakkame siis testima, kuidas see ketas lendab. Mul on ka võrdluseks täiesti ketas olemas ning saamegi võrrelda ja ma hakkan loopima ja annan üle stuudiosse. Alustuseks olgu öeldud, et vahepeal 4 kuud ei ole discgolfi kettaid visanud ning oli natukene probleeme. Nimetame neid siis soojendusviseteks. Ja neid oli päris mitu. Aga kui rääkida Relay või eesti keeles Relay sarnasest kettast, siis selleks on MVP servo ja nagu näete ekraani peal, siis on need numbrid väga sarnased. Seega kasutame seda võrdluseks. Servo lendab flatilt, nagu näeme, suht stabiilselt. Mis siis, et see vise oli nii madal, kuid näeme, et lõpus siiski tahtis fade. Aga kui nüüd siia kõrvale paneme ühe õnnestunud Relay viske, siis me näeme, et tegelikult on need suht sarnased, nii nagu need numbrid ka näitavad. Selle korvi all oli suht vaikne, seega siin samas sai ka teha haiser viskeid. Servo puhul näeme, et hoiab haiserit nagu ilusti, nii nagu eelmine kord me seda ülevaadet tehes avastasime, aga kuidas lendab Relay? Relay lendab väga sarnaselt, ütleks isegi natukene stabiilsemalt, sellepärast et turn -2 annabki selle lisastabiilsuse ning haiseris lendas Relay isegi kaugemale. Kui nüüd visata Anheuseris, siis servo lendab endiselt samamoodi ja paneme siia kõrvale ka Relay viske. Nagu me näeme, siis lendavad väga sarnaselt ning mõlemad on väga usaldusväärsed ka Anheuser visete jaoks. Sedasi need kettad siis lendavad ning peab ütlema, et on servoga väga sarnane, nii nagu numbrid ütlevad. Kas see mulle kotti läheb, seda ma veel täna ei tea, sest servo on sisse mängitud ja on sarnane, aga mis mulle muidugi meeldib, on see suurem miinus ehk siis suurem turn, mis annab võimaluse mängida selliseid üleminevaid palju paremini. Kõige paremini siis õnnestus Annukoga selle kettaga saada siia 4 meetri peale. See ketas läheb siis loosi, mis on siis Fairway Driver, Relay, Cosmic Neutron plastikust. Loosi ta läheb siis kõikide Patreoni toetajate vahel ning teeme seda siis sel aastal natuke teistmoodi, mitte nii nagu eelmine aasta. Ja läheb loosi ainult nende vahel, kes seda enda reaalselt soovivad ka saada. Kui sa loosi õnne peale ei taha loota, tahad endale osta, siis Tuule discgolfist saab selle endale soetada. Ning kui sa seda videot vaatasid, siis videokirjelduse allalt leiad ka sooduskoodi, saad selle veel odavamalt kui teised. Ning see on täiesti boonus. Loodan, et kasutate selle võimaluse ära. Soodus on alati hea, eriti hooaja alguses. Selle kettaga ongi kõik. Loodan, et saite endale siit väärilist infot ning näeme juba järgmine kord. Tšau.